hakkan jõudma Praha moodsasse klaasmajade piirkonda nimega Pankrak ja kutsutakse seda ka Praha 4-ks. Ma siin imestasin, et Praha 1, 2, 3, 4, 5, 6 ja kuni 22 välja, mis tähendus nendel numbritel siis on. Aga need on lihtsalt administratiivsed jaotused, et 1960 see süsteem juurutati või seal tähendis kusagil ja Praha 1 tähendas vanalinna selles mõttes, ta ongi nagu kõige esimene ja kõige tähtsam ja kõige põhilisem, kus turistid käivad ja 1, 2, 3 on need kohad, kus on turisti atraktsioonid, aga samas ei saa öelda, et Praha 4 on kuidagi vähem tähtis kui Praha 1, sest Praha 4 ehk siis see Pankrak, pilvelõhkujate või klaasmajade piirkond, see on see koht, kuhu rahvusvahelised korporatsioonid tahavad tulla ja oma peakorterit rajada, nii et see nummeldustähtsuse järgi, et pigem on see ajalooliselt niimoodi kujunenud, et kuidas linn järjest laiali valguma on hakanud. Ja siit teiselt poolt jõuangi nüüd välja sellisesse moodsamasse linna ja osad kõrged tordid on alles ehituses, teised see panoraamahotell paistab üsna vana välja. Neid kõrgeid moodsaid maju hakati siia kanti ehitama 1970-ndatel, kui see moderniseerimise laine tuli. No need klaasmajad on muidugi oluliselt uuemad. Ja siin on teisel pool ka näha kõrgemaid elumajasid. No see siin minu ees suure Raiffeiseni sildiga kõrgu City Tower, tänase seisuga Praha kõige kõrgem maja, 109 meetrit. Aga kauaks ta kõige kõrgemaks jääb, et noh, ega seda tea, sest paistab, et siia ehitatakse midagi kõrgemat. Ta on ikka juba kõrgem, või vist isegi. Ühesõnaga nende Praha kõrgemate majade ehitamisega siia Pankraki piirkonda on käinud väikene sõdimine. Et ühed ütlevad, et vaja linna moderniseerida ja hea Kesk-Euroopa asukoht ja toome ettevõtete peakorterid siia. Aga teised jälle, et vanalinna tausta ja neid torne ja vaateid vanalinnast, neid on vaja kõike säilitada, et ei saa midagi siin klaasmaja täis ehitada. Aga praegu paistab, et siin olen võib-olla ühel kõige moodsamal väljakul. Praha linnas. See maja siin peaks olema City Element. Suur roheliste kontorite ruum ja coworking space ehk koostöötamise koht. No siin ka arvustusi mitmesuguseid, et mõned ütlevad, et väga suur, ilus, ruumikas, moodne. Teised ütlevad, et sellist külm ja kõre. No panoraamahotell, siit paistab ikkagi üsna uus, eemalt lihtsalt. Võib-olla sellepärast, et maja on värvitud siukest tooni beeži. Paistis, et mingi 70-ndate hoone, et ainult teab, kui uus või vana ta on. Võides korralik hotell siia kanti. Üks vaade veel klaasmajade klastrile. See parempoolne siin isegi võta see kinni. Rõdud ja värgid, kas see on isegi elumaja. Noh, see on küll noob elumaja. Et need, kes siin elavad, vaatavad siin kõrvale ja siin on üldse tagasihoidlikumad majad. Aga selle klaasmajade klastri kõrval on Central Park, keskpark. Siuke suur roheala, täiesti avalik ruum. No parase, et oled päev otsa rabanud seal või ilusas klaasist kontoris võib küll olla ilus kontor, aga noh, kui kuul on koos, siis on hea tulla välja keskparki rohelusse jalutama. Vaat millised lilleratted siia tehtud. Üle tee klaasmaade klaster, veel üks
lilleratas teise järel. Seal on terved tornid. Fun fact, Pankraki klaasmajade piirkonnast tibakene eemal asub Pankraki nimekaim, Pankraki vangla. Siin on ilmselt office'ite uks, kuhu Google Maps mind juhatas. Ja see mingid trellitatud aknad ja vangimaja sealpool. Üsna tugevas kontrastis ümbritsevate paneelmajade ja nähtud klaasmajadega, samuti vanalinna uhkete kirikutega seisab üks võrdlemisi tagasihoidlik barokkstiilis kirik, Pankraki kirik. Ja just selle kiriku järgi olevat siis see suur klaasmajade piirkond ja see ala siin omale nime saanud. No kuna ma neid tšehhikeelseid nimesid ikkagi hääldada ei oska, siis siin on see nimetus näha ka, katoliski kostel, see peaks tähendama katoliiklik kirik. Ja siis kohanimi, mida mina ütlen Pankrak, aga ta ei tea, kuidas ta kohalikud siin hääldavad. Ja kirik seisab siin aastast 1700. Üsna vana. No minu moodsa linna jalutuskäik lõpeb siin Praha kongressi või konverentsikeskuse juures. Tohutu massiivne ehitus saab siin aedadega piiratud, kus sageli toimuvad tähtsad rahvusvahelised poliitilised ja majanduslikud ülemkogud. Et eks ta on heas asukohas siin klaasmaade piirkonna ja linnakeskuse vahepeal. Käid konverentsil, siis käid kontoris ja siis lippad vanalinna vaatama. Siit konverentsikeskuse kõrvalt kohe need vanalinna tornid paistavad ka. Minu hotell peaks jääma siis sinnapoole. Sinna suunda see, kus see kõrge torn on. Ja kesklinn. Ja kava läheb nüüd edasi, et läheb tagasi. Tagasi kohe päris kaugele ajalukku. Sinna kusagile Praha linna algusaegadesse. Praha linna algusaegadesse minek tähendab Vyšehradi kindlust. See kindlus on siia ehitatud 10. sajandil ja väidetavalt või legendide järgi sellesse asukohta, kus Praha asukad ennast teismaakordselt siin kandis sisse seadsid. Tõestust selle kohta muidugi ei ole, aga kindlus nüüd on. No, kellele rohkem huvi pakub, saab infokirjasid ka lugeda ja siit kindluse kaarti vaadata. Siin peaks olema surnuaed ja pühakute Peetri ja Pauli basiilika, mis oli siis alates selle loomisest 11. sajandil kohaliku kogukonna vaimne ja usukeskus. Et 2 suurt ajaloolist kindlust Praha linnas. Praha kindlus ja siis Vyšehradi kindlus. Üks esimene neist siis lääne pool Vltava jõge ja teine ida pool Vltava jõge. Nad mõnes mõttes on nagu kembelnud ja konkureerinud selles suhtes, et nagu kumb on tähtsam. Et 2 sajandit, esimesed sajandid siin oligi niimoodi, et nagu kaks eraldi seisvat kindlust. Ühtedel üks valitsusala, teistel teine valitsusala ja siis need valitsejad kord otsustasid, et nüüd ehitavad Vyšehradi üles ja kolivad see Vyšehradi ja siis jälle otsustasid, et ei, et ikka see Praha kindlus on õige koht. Nii et seda Vyšehradi kindlust siin on üles ehitatud, siis on jälle unarusse jäetud, siis on jälle üles ehitatud. Nii see ajalugu on käinud. Rotunda St. Martin, Pühak Martini rotunda, mis iganes asi see rotunda on, aga see ümmargune hoone siin peaks olema 11. sajandist. Ja siit paistab selle uhke katedraali tagumine ots. Et tõepoolest võib ette kujutada, mis ta eest on, et täitsa konkureerib selle Praha kindluse suurde katedraaliga.
Püha Peetri ja Pauli basiilika. Ja basiilika taga on surnuaed, kuhu maetud mitmed tähtsad inimesed. See on siin eriti uhke haud. Ka paistab, et ristid püsti, aga siukesi suuri maju surnutele nagu ei ehitata. Ja uhked kirikud ja katedraalid ja basiilikad. Samas tänasel päeval pidavad neid ametlikult nagu usklikke rahvas ja Tšehhimaal päris vähe olema. No siit üle Vltava jõe otse paistavadki Vyšehradist need rahakindlustoolid ka välja. No ronisin sealt raudteesilla pealt üle teisele poole Vltava jõge, et seda Vyšehradist, seda Püha Peetri ja Pauli katedraali ikka otsas näha. Ja siis natukene ka linnavaateid. Praha 1 vanalinn. Ja seal raudteesillal rong küll sõidab, aga seal on ikka jalakäijatele kõnnitööd ka tehtud. Suur luik vee peal ja inimesed seljastel. Ja siis seal ees peaks nüüd olema Praha rahvuslik teater. Sellele konkurentsiks nii-öelda siis esitati see ooperimaja, mis ma esimese asjana Prahasse saabudes nägin. Jõevaated ja vanalinna suunas. Need samad tänavad olid minu saabumise laupäeva hommikul nii inimtühjad. Aga nüüd esmaspäeva pärastlõuna, kus kihab, on näha, et turistid käivad mingit kindlat trajektoori pidi ja loomulikult see kõige tüüpilisem trajektoor tuleb sealt Charlesi sillalt siia vanalinna väljakule. Ma tean küll, mida need rahvamassid siin ootavad kella 2. Nimelt ma olen taas siin Raekoja platsil, Raekoja hoone juures, selle ajaloolise 1410. aasta kella juures ja varsti peaksid seal üleval luugikesed avanema ja apostlid käima hakkame. Täistund kell 2 pärastlõuna. Apostlid. Ja läksid luugid kinni.